Tere, siin Josh ja tänases Infographic Show episoodis vaatame mõningaid kõige veidramaid fakte meeste kehakeele kohta teaduse järgi. See on kohe algusest peale üks kummaline. Kas sa teadsid, et habe annab kaalukust? 1976 aasta uuringu kohaselt peetakse habemega mehi domineerivamaks kui puhtaks aetud mehi. Habe suurendab peanäilist suurust, muutes inimese suuremaks ja hirmu äratavamaks. See on sinu kontrolli all, kuid mitte kõik pole nii. Tegelikult on üks füüsiline omadus, mis võib ennustada mehe palka ja edu juba enne, kui ta sõnagi ütleb. Halvad uudised meestele, kes on pikkuse poolest lühemaks jäänud. Pikkus peetakse meeste kehakeeles üheks kõige olulisemaks domineerivuse teguriks. Neid peetakse atraktiivsemaks, neil on kõrgem enesehinnang ja pole üllatav, et pikematel meestel on suuremad võimalused saada juhtivatele ametikohtadele, teenida keskmiselt rohkem ning neid edutatakse tõenäolisemalt. Aastakümnete jooksul tehtud uuringud kinnitavad seda, nii et lühematel meestel tasub ehk platvormkingadele mõelda. Loomulikult pole pikkus ainus viis, kuidas mehed enesekindlust või domineerimist näitavad. Iga kord, kui kaks meest kohtuvad, toimub vaikne võitlus. Kätlemine on tegelikult üks intiimsemaid argise kehakeele vorme, millega enda kohta kiiresti märku anda. Mehed tunnistavad sageli, et nad mitte ainult ei püüa kätluse kaudu midagi edasi anda, vaid hindavad ka teisi mehi selle järgi, kuidas nad kätt suruvad. Ja kätlemisi on rohkem kui üks tüüp. Enamik mehi püüab saavutada domineeriva käepigistuse. Sellise käepigistuse tunneb ära selle järgi, et käsi pööratakse peopesa allapoole, sundides teist inimest oma kätt vastu andma. Tavaliselt käib sellega kaasas silmside ja tugev haare. Me kõik oleme saanud tunda käepigistust, mis on liiga tugev. Vastupidiselt sellele tähendab alistuv käepigistus, kus inimene pakub esimesena kätt. Sageli seda, et mees näitab üles usaldust ja avatust, kuid see võib ka viidata sellele, et mees tunneb end ülema või vanema isiku ees hirmutatuna. See võib olla katse panna teine inimene end mugavalt tundma, aga kuidas saada mõlemast parim? Haruldasen käepigistuse tüüp on see, kus inimene kasutab korraga mõlemat kätt. Üks käsi haarab teise inimese käest altpoolt ja teine patsutab sama käe pealispinda. See kahe käega käepigistus annab tavaliselt märku nii domineerimisest kui ka usaldusest. See täidab nii jõu näitamise kui ka olukorra kontrollimise eesmärki, samal ajal aidates teisel inimesel end mugavalt tunda. Kuid siin toimub veel palju muudki. Mehed peavad silmsidet sageli tähtsamaks kui naised. Uuringud näitavad, et naised kipuvad hoolikalt jälgima, kuid nende pilk liigub sagedamini ringi. Mehed seevastu kipuvad oma pilgu paigal hoidma. Mõnikord võib see tunduda nagu jõllitamisvõistlus, kus kumbki pool ei vaata kõrvale, samal ajal kui vaikselt kehtestatakse domineerimist. See on eriti tavaline tuliste vaidluste ajal, kui silmside katkestamine võib tunduda nagu allaandmine. Ja veel üks oluline kehakeele relv on distants. Aga ole ettevaatlik, see, kuidas mees oma isiklikku ruumi kasutab, võib täpselt näidata, kui palju ta sind austab. See on nähtamatu, aga meil kõigil on isiklik ruum, mull meie ümber. Ja niipea, kui keegi selle piiri ületab, hakkame end veidi ebamugavalt tundma. Igaühe distants on erinev ja seda piiri on lihtne ületada, seda ise märkamata. Keskmiselt teatavad mehed, et neil on suurem isiklik ruum kui naistel, seega tunnevad nad end sellest tõenäolisemalt ohustatuna. Paradoksaalsel kombel kipuvad mehed siiski sagedamini naiste isikliku ruumi tungima, et oma üleolekut näidata, isegi kui naistel on tavaliselt väiksem isiklik ruum. Ja seda on sageli näha juba nende seismisviisist. Rüht on üks levinumaid vihjeid inimese iseloomu kohta. Naised võtavad märkamatult võimalikult vähe ruumi, mis tähendab, et nad seisavad sageli võimalikult koomal, käed keha ligi, jalad koos. Mehed seevastu võtavad rohkem ruumi. Nende rüht on tavaliselt avatud ja nad pööravad ruumile vähem tähelepanu, mis tähendab, et kui pead koridoris kellestki mööda trügima, et edasi pääseda, on tõenäoliselt tegu mehega. See on osaliselt selge domineerimise märk, kuid sageli ka lihtsalt tähelepanematus. Ja on üks valdkond, kus see on eriti silmatorkav – meeste laialt istumine. Sellest on saanud imetus sellele, kui mehed istuvad nii, et teistel on peaaegu võimatu nende kõrvale istuda. Seda näeb tihti metroodes või isegi lennukites, kus ruumi on niigi vähe. Naised tõlgendavad seda sageli domineerimise näitamisena, samas kui mehed pakuvad teistsugust seletust. Nad lihtsalt ei saa oma jalgu nii lähestikku hoida nagu naised, oma anatoomia tõttu. Naised ristavad sageli jalad, samas kui mehed istuvad jalad harkis, et vältida teatud kehaosade muljumist seal all. See viib sageli selleni, et mehed võtavad kahekohalisel pingil enda alla 55% ruumist, kuid mõnikord on asi hoopis kätes. Käed on üks väljendusrikkamaid inimkeha osi, kuid just siin tuleb meeste ja naiste erinevus eriti selgelt esile. Naised hoiavad sagedamini käsi külgedel, jätkates end väiksemaks tegemise protsessi, et olla vähem silmatorkavad. Mehed aga kasutavad sagedamini kätega žestikuleerimist, et oma mõtet rõhutada. See võib mõnikord koos lähedalolekuga tunduda ähvardavana, kuid enamasti on need žestid peenviis suhtlemiseks. Ja iga žest räägib oma loo. Tegelikult on mehe peopesa tasend igas vestluses parim valedetektor. Peopesad on üks suurimaid vihjeid kavatsuste kohta.
kui mees räägib nii, et hoiab peopesad ülespoole ja sa näed neid, siis on see tavaliselt vihje, et ta püüab olla avatum ja mitte ähvardav. Seda on kõige selgemini näha poliitikute puhul, keda sageli õpetatakse kasutama avatud kätega žeste, et tunduda avatud ja sõbralikud. Sa märkad seda ka siis, kui kuulsus astub lavale või kui uut juhti tutvustatakse ja ta tahab jätta head esmamuljet. Aga kui sa nende peopesasid ei näe, siis ole ettevaatlik. Vähesed asjad tekitavad kehakeeles rohkem reetlikke märke kui valetamine. Kui kellelgi on midagi varjata, siis nad teidavad tõenäolisemalt oma peopesad. See on kaitsehoiaku märk ja võib kergesti muutuda vihaks, kui neid proovile panna. Ja kui see juhtub, näed tõenäoliselt, kuidas nende käed tõmbuvad rusikasse. See on tavaliselt tugeva stressi märk, mis on seotud võitle või põgene reaktsiooniga. Ja me kõik teame, et mehed lähevad sageli otse kaklusse. Kuid käte teine kasutusviis võib olla sama kõnekas. Kui keegi puudutab oma nägu, on see tavaliselt vihje, et peas toimub midagi. Algselt peeti seda suureks vihjeks, et keegi valetab, nii et paljud, kes seda teooriat uskusid, süüdistasid kohe kedagi, kui ta oma nägu natuke liiga tihti puudutas. Kuid nüüd arvatakse, et see on pigem seos kui vihje. Selle asemel seostatakse näo puudutamist sagedamini stressi ja sügava mõtlemisega. Midagi, mida keegi, kes üritab hoolikalt planeeritud valet üleval hoida, võib olla altim tegema. Ja kui nad ei suuda paigal püsida, on see veel üks vihje. Mehed mõjuvad tavaliselt enesekindla ja keskendununa ning hoiavad silmsidet. Nii et kui mees seda ei tee, on see veel üks vihje, et mängus on kas stress või igavus. Nihelemiin on üks suurimaid vihjeid selle kohta, sest rahutus tähendab tavaliselt, et keha ei suuda paigal püsida. Mõned levinumad nihelemise tüübid on jala tatsumine või toolil nihelemine ning ilmsemad tegevused nagu küünte närimine või näo nokkimine ilmnevad tavaliselt suure stressi olukordades. Kui toimub järsk muutus, on kõige parem sellele tähelepanu pöörata. Üks selgemaid ebamugavuse märke vestluses on käte ristamine. See on meestel tavalisem, kuna see näitab kaitsehoiakut. Naised võivad sagedamini panna käed puusadele, mis on vastupidine tavalisemale kokkutõmbunud kehahoiakule. Unamehed võtavad üldiselt rohkem ruumi enda ümber. Võib käte ristamist pidada märgiks sellest, et vestlus on läinud suunas, mis neile ei meeldi. Seda käitumist võib sageli näha piinlike kohtumiste fotodel, kus poliitikud ja riigijuhid kokku saavad. See juhtub siis, kui mees sind ei salli. Aga mis juhtub siis, kui sa neile siiski meeldid? On palju kirjutatud sellest, kuidas aru saada, kui mees on huvitatud, kuid mehed jäävad mõnes mõttes ikkagi salapäraseks. Üldiselt kipuvad nad olema vähem väljendusrikkad kui naised, nii sõnades kui ka kehakeeles. See on viinud paljude naljadeni selle kohta, kuidas mehed ja naised räägivad justkui erinevat keelt. Kuid nagu ka tavavestluses on olemas peenemad vihjed, mille järgi saab aru, kas mees on armastusmeeleolus. Ja esimene neist tuleb kehahoiakust. Uuringud näitavad, et mõned mehed kipuvad sirgelt seisma, jalad kindlalt maas ja õlad sirgelt, kui nad on naisest huvitatud. See ei ole ainult selleks, et paista pikemana, vaid sellepärast, et naised peavad sellist käitumist näitavaid mehi tegelikult viljakamaks. See võib olla jäänuk loomade käitumisest, kus domineerivad poosid mängivad suurt rolli hea esmamulje jätmisel, mis võiks veenda naist kohtuma. Aga me ei ole loomad, vähemalt mitte sellist tüüpi. Kuid mõned neist signaalidest on nii ürgsed, et tal on neid füüsiliselt võimatu teeselda. Mõned kõige tavalisemad mehe külgetõmbemärgid on tegelikult instinktiivsed ja need ei pruugi esmapilgul silma paista. Üks kummalisemaid ja raskemini märgatavaid on see, et tema pupillid on laienenud. Seda pole lihtne märgata, kui sa ei vaata talle otse silma, kuid ilmsed märgid on see, et tema silmad tunduvad tumedamad või suuremad ning tema pupillid laienevad, kui sa talle lähemale liigud. See on füsioloogiline reaktsioon külgetõmbele ning tavaliselt kaasneb sellega tugevamad emotsioonid ja tõeline huvi. Ja järgmine märk võib olla veidi piinlikum. Kui mees tunneb füüsilist külgetõmmet, kipuvad tema peopesad higistama. See on osaliselt närvilisuse märk, kuna külgetõmme mõjutab tema emotsionaalset seisundit. See võib juhtuda igasugustes olukordades, mis tekitavad ärevust. See on stressist tingitud füüsiline reaktsioon, kuid see on üks neist juhtudest, kus see võib olla positiivne kõrvalmõju. Loomulikult on sellel ka teine pool. Higised peopesad muudavad piinliku olukorra tõenäoliselt veelgi ebamugavamaks ja võivad kergesti põhjustada, et meeldiv suhtlus läheb viltu ega jõua kuhugi. Aga on üks mikroilme, mis kestab vaid sekundi, kuid annab kõik välja. Üks levinumaid külgetõmbemärke on tõstetud kulmud. See on tavaliselt märk sellest, et keegi pöörab tähelepanu. Kui lektor ütleb midagi huvitavat, näed, et kõik kulmud loengusaalis tõusevad korraga üles. Aga mõnikord tõusevad kulmud ainult siis, kui näevad atraktiivset naist. See on tihti instinktiivne reaktsioon. Mees ei pruugi isegi aru saada, et ta seda teeb. Üldiselt näitab see, et mees on huvitatud ja tahab rohkem teada saada ning võib proovida vestlust edasi viia. Ja mõnikord on oluline see, mida mehed ei ütle. Mehed on sageli uhked oma enesekindluse ja selguse üle. Nad kipuvad rääkima vähem kui naised, kuid on seejuures konkreetsemad ja otsekohesemad. Flirtides see aga nii ei ole.
2020. aasta uuring näitas, et inimesed kipuvad rohkem sõnadega hätta jääma, kui nad on kellestki huvitatud. Ja see efekt ilmneb kohe, kui nad kohtuvad inimesega, kes neile meeldib. See tähendab, et mees võib sagedamini kokutada või sõnadega komistada, mis võib olla küll armas, kuid rikub mõnikord ka vestluse. Nii nagu külgetõmme võib panna mehe sõnadega komistama, võib see panna teda ka muul moel teistmoodi käituma. On tegelikult tõestatud, et kui mees soovib kellelegi muljet avaldada, siis ta kipub sagedamini peegeldama selle inimese käitumist. See tähendab, et nad võivad käituda mõnes olukorras vastupidiselt sellele, kuidas nad tavaliselt käituvad. See on alateadlik käitumine, mis avaldub enamasti mitteverbaalses suhtluses ja kehakeeles. See võib olla kõige ilmsem selles, kuidas keegi oma käsi hoiab, millist silmsidet ta loob või isegi selles, kuidas ta istub. Nii et kui mees rikub paljusid tavapäraseid meheliku kehakeele reegleid, võib see tähendada, et tema tähelepanu on mujal. Ja üks vihje võib olla kõige peenem kõigist. Vastus, mis võib sulle öelda, kas ta armub või plaanib põgeneda. Kui tihti sa päevas pilgutad? Sa ilmselt ei mõtle selle peale, aga sa teed seda pidevalt. Keskmine inimene pilgutab silmi 15–20 korda minutis, mis tähendab, et sa pilgutad päevas 1000 kordi. See on suuresti automaatne tegevus, mis muudab selle eriti märgatavaks, kui see hakkab teistmoodi käituma. Kui mees tunneb kellegi vastu tõmmet, on üks varasemaid märke see, et ta ei pilguta enam nii tihti silmi. See on sellepärast, et nad on tavapärasest rohkem keskendunud, nii et nende keha pöörab rohkem tähelepanu sellele, kes neile meeldib. See on eriti märgatav siis, kui nad on otseselt keskendunud inimesele, kes neile huvi pakub. Nad püüavad kõike nähtut endasse haarata ja luua ühendust inimesega, kellega nad räägivad. Nii et kui sa jälgid, kui tihti nad pilgutavad, võivad nad sulle mingeid signaale anda. Aga mis juhtub siis, kui nad hakkavad rohkem pilgutama? See pole tavaliselt hea märk. Suurenenud pilgutamine on üks tuntumaid lisastressi märke. Kui neil on vestluses ebamugav, võib see panna neid sagedamini pilgutama. See on eriti tõenäoline siis, kui nad valetavad või üritavad teeselda, et on rohkem huvitatud, kui tegelikult on. Aga pilgutamine toimub nii kiiresti, umbes 10 sekundit korraga, et seda on raske märgata, isegi kui keskendud kellegi näole. See liigutus ongi loodud peaaegu märkamatuks. Kuidas siis tegelikult aru saada, kas mees valetab sulle? Vana uskumus, et näo puudutamine on valetamise märk, on suures osas ümber lükatud, kuid siiski on mõned teised signaalid, mis võivad olla kindlad vihjed. Üks neist on kummalisel kombel mina puudutamine. Teine märk, mida tavaliselt näeb ainult meeste puhul, on krae sikutamine. Mõlemad need käitumised on seotud pigem närvilisusega kui millegi muuga, mida võib põhjustada valetamine. Kuigi mõned žestid reedavad närvilisust või stressi, on teised peened kehakeele vihjed mõeldud muljet avaldama ja ligi tõmbama. Üks levinumaid kehakeele vihjeid, mida mehed kurameerides kasutavad, on lihaste pingutamine. See ei tähenda, et nad hakkavad oma biitsepsi pingutama nagu maadlusproff, kuid on olemas peened viisid, kuidas kehahoiakuga näidata, et tegemist on mehega, kellel on jõudu ja lihaseid. See hõlmab selja sirutamist, et rõhutada rinnalihaseid, kõhu sisse tõmbamist, et varjata kõhurasva ning käelihaste pingutamist, et näidata oma jõudu. Seda saab teha loomulikult, ilma et poosi märgatavalt muudetaks. Lihaste pingutamine näitab jõudu, aga kuidas on lood peenemate viisidega, kuidas mehed püüavad muljet avaldada? Hoolitsemine on looduses üks tähtsamaid käitumisviise. See näitab, et loom suudab enda eest hoolitseda ja oma loomulikku veetlust maksimaalselt esile tuua. Ja imesed on ju tegelikult lihtsalt uhked, rääkivad loomad, kes kannavad riideid. Nii et pole ime, et mehed hakkavad end märkamatult sättima ja kohendama, kui nad püüavad naisele muljet avaldada. See võib hõlmata riiete kohendamist, peeglisse vaatamist või juuste sättimist. Tavaliselt on see naistele märk, et mees pole mitte ainult atraktiivne, vaid hindab oma head välimust piisavalt, et sellele rõhku panna. Ja kui sellest vihjest veel väheks jääb, võib alati habeme kasvatada. Nüüd mine vaata, mis muudab sind teaduse järgi naistele atraktiivseks või klõpsa hoopis sellele videole.